Tere tulemast! Täna räägime puberteedist. See on üks suurimaid muutuste teekondi, mille me kõik oma elus läbi teeme. See on täiesti universaalne kogemus, mis muudab meid lapsest täiskasvanuks. Hakkame siis kohe pihta ja vaatame, mis see puberteed endast õigupoolest kujutab. Nii, tänases osas käime läbi viinis olulist teemat. Kõigepealt uurime, mis on see universaalne säde, mis selle kõik üldse käima lükkab. Siis vaatame lähemalt nii tüdrukute kui ka poiste muutumist. Seejärel analüüsime kasvuspurdi ajajooni ja lõpuks räägime sellest, miks sinu isiklik tempo ongi just see kõige õigem. Ja teate, siin on üks hea mõte ühelt 19-aastaselt noormehelt, Mihklilt. Ta ütleb, et kuigi tema areng oli kiire, on see etapp elus vajalik ja kõik on selle läbi elanud. Ja see ongi tegelikult võtmemõte. Kuigi muutused võivad tunduda ootamatud või isegi natuke veidrad, on see täiesti normaalne osa suureks kasvamisest. Okei, alustame algusest. Mis on see salapärane lüliti, mis selle kõik käima lükkab? Nagu selgub, pole siin tegu mingi maagiaga, vaid keemiliste sõnumitoojatega, mis on meil kõigil juba ammu olemas ja ootavad lihtsalt oma aega. Ja need sõnumitoojad on hormoonid. Kõige lihtsam on mõelda neist nagu keha enda postiljonitest, kes kannavad laiali pisikesi, aga ülitähtsad juhendeid. Ja just need juhendid ütlevadki kehale, et on aeg hakata lapsest täiskasvanuks muutuma. Ja täpsemalt on meil siin tegemist just suguhormoonidega. Tüdrukutel toodetakse neid munasarjades ja poistel munandites. Ja just nemad ongi need, kes annavad starti paugu absoluutselt kõigile neile kehalistele muutustele, mida me kohe lähemalt vaatama hakkamegi. Nii, vaatame nüüd lähemalt tüdrukute teekonda. See algab tavaliselt veidi varem kui poistel ja toob kaasa omaenda täiesti unikaalsed muutused. Tüdrukutel algab puberteet tavaliselt kuskil 8. ja 13. eluaasta vahel. Esimene selge märk on rindade kasvamine. Ja tead, see on täiesti okei, kui rinnad on selle all hellad või kui üks rind areneb teisest natuke kiiremini. Pole vaja muretseda. Varsti pärast seda hakkavad kasvama karvad kaelaalustes ja häbemepiirkonda ning keha viskab pikkust ja kogub kaalu. See kõik on märk täiesti tervest arengust. Aga nüüd üks kõige olulisemaid värstapoiste sellel teekonnal on menstruatsiooni algus. See on kindel märk sellest, et keha on saavutamas suguküpsust. Tavaliselt toimub see umbes 2 aastat pärast seda, kui rinnad on hakanud arenema. Ja vaadake seda pilti. See näitab päris hästi, mis kehas tegelikult toimub. Iga kuu küpseb munasares üks munarakk, samal ajal valmistad emakas ennast ette võimalikuks raseduseks muutudes paksemaks ja kohevamaks. Kui aga munarakku ei viljastata, siis seda paksu limaskesta pole enam vaja ja see eraldub ning väljub kehast. Ja just seda protsessi nimetataksegi menstruatsiooniks. Kuigi rahvasuus kutsutakse seda tihti päevadeks, on see tegelikult täiesti loomulik ja terve protsess. See näitab, et keha töötab nii, nagu peab ja see hakkab korduma umbes iga kuu. Siin on ka paar praktilist asja, mida on hea teada. Menstruatsioon ise kestab tavaliselt 3–7 päeva ja alguses esimestel aastatel on see tihtipeale ebaregulaarne. See on täiesti normaalne. Sellepärast ongi hea mõte hakata kalendrisse märkima, et oma tsüklil silma peal hoida. Ja veel üks asi, enne esimest menstruatsiooni võib tekkida valgevoolus. See on samuti täiesti loomulik osa protsessist. Ja nüüd on aeg rääkida poistest. Nende puberteet algab reeglina tüdrukutest küll aasta või paar hiljem, aga muutused, mis toimuvad, on vähemalt sama suured. Poiste puhul on esimene märk munnandite suurenemine, millele järgneb peenise kasv ja siis algab üks võimas kasvuspurt. Kõigepealt venivad pikemaks käed ja jalad. See on just see aeg, tead küll, kus võib tunduda, et keha on natuke proportsioonist väljas, aga see on täiesti normaalne ja ajutine. Samal ajal areneb ka lihaskond, mis muudab õlad laiemaks. Ja see pilt siin näitab seda muutust päris hästi. Siin on näha, kuidas keha proportsioonid ajas muutuvad, poisist sirgub noor mees ja lõpuks mees. See on järk-järguline, aga samas täielik transformatsioon. Aga toimub ka teisi olulisi muutusi. Näiteks hääl läheb madalamaks. Seda me kutsume häälemurdeks. Karvakasv laieneb kehale ja ka näole. Ja huvitaval kombel, täpselt nagu tüdrukutel, võivad ka poistel rinnad ajutiselt natuke paisuda või hellad olla. Samuti algavad iseeneslikud erektsioonid ja esimesed seemepursked. Eakulatsioon ehk seemepurse ongi märk sellest, et keha on hakanud tootma seemnerakke. Esimene seemnepurse toimub sageli une ajal ja seda kutsutakse märjaks unenäos. See on midagi, mida sa ei saa kontrollida ja see on täiesti normaalne osa meheks sirkumisest, mis näitab, et keha toimib täpselt nii, nagu peab.
Okei, kuigi kõik need muutused on üsna sarnased, siis see, millal need juhtuvad, see on igaühel täiesti erinev. Ja eriti selgelt tuleb see erinevus välja just kasvusporti puhul. Nii et siin on nüüd üks väga oluline asi, mida meeles pidada. Tüdrukute kasvusport algab varem, aga poiste oma kestab kauem ja on intensiivsem. See tähendab, et poisid saavadki paar aastat kauem kasvada, mis on ka peamine põhjus, miks mehed on täiskasvanuna keskmiselt pikemad. Ja see graafik siin visualiseerib seda ideaalselt. Näete, see roosa kõver näitab tüdrukute varasemat kasvutippu, mis on umbes 12 eluaasta paiku. Sinine kõver aga illustreerib poiste hilisemat, aga pikemat kasvuperioodi, mis saavutab oma haripunkti alles umbes 14-aastaselt. Ja see viib meid kõige tähtsama sõnumini üldse. Puberteedis ei ole olemas ühte ja ainsat õiget aega ega ajakava. Igaühe kehakeel tiksub oma täiesti unikaalses rütmis. Sinu arengukiirust mõjutavad väga paljud asjad. Sinu geenid, keskkond ja elustiil laiemalt, näiteks toitumine ja liikumisharjumused. Nii et see on täiesti normaalne ja ootuspärane, kui mõni su sõber alustab varem ja teine natuke hiljem. Aga tead, kuigi areng ongi erinev, on mõned sellised pidepunktid, millel võiks igaks juhuks arstiga rääkida. Näiteks, kui arengumärgid ilmuvad väga vara või kui need pole teatud vanuseks veel üldse ilmnenud. See ei ole muretsemiseks, see on lihtsalt ettevaatusabinõu, et olla kindel, et kõik on parimas korras. Ja lõpetuseks, kõige olulisem asi, mida meeles pidada, ongi just see lause siin. Lapsed ja noored arenevad erinevas tempos. Sinu teekond on sinu oma. Ära võrdle ennast teistega, sest igaüks õitseb omas täiesti unikaalses tempos. Ja see ongi see, mis teeb igaühe kasvamise loo nii eriliseks.